Tere! Täna räägime energiamüügi tootejuhi Mihkel Pedakuga Eesti Energia uuest elektripaketist, mille nimi on Võrdne. Mihkel, räägi meile, miks Võrdne pakett ellu kutsuti? Võrdne elektripakett kutsuti ellu seetõttu, et saaks lihtsamalt ja mugavamalt. Võrdse elektripaketi sünnil on tegelikult mitmeid häid põhjuseid, kuid võib-olla kõige olulisemaks nendest oli meie soov pakkuda klientidele ennenägematut lihtsust ja mugavust just sellises valdkonnas, mis suure tõenäosusega jätab kliente nende igapäevategevustes üsna külmaks. Ei ole väga palju inimesi, kes soovivad igapäevaselt oma elektriasjadel silma peal hoida. Elekter on inimestele täna justkui iseenesest mõistetav ning täiesti märkamatu kaup, mida me lihtsalt kasutame ja mille peale enamus meist selle kasutamise ajal ju ei mõtle. Ainsaks meeldetuletuseks või kokkupuuteks on selle kasutamisel reeglina siis kuu alguses saabuv arve ja selle suurus. Et kui vanasti enne elektrituru avanemist müüdi elektrit eranditult kas siis 1 või 2 tariifse hinnapaketina, ehk vastavalt kas on 1 ööpäeva senti kilovatt-tunni hind või päeva ja öö senti kilovatt-tundi hind eraldi, siis peale turu avanemist muutus elektri hinnastamise loogika täielikult. Kasutusele võeti börs, kus siis hulgimüüjad ja ostjad kauplevad elektrienergiaga tunnipõhiselt ja tänu sellele tekkisid siis turule ka täiesti uued elektrilepingud, mis on börsihinnapõhised. Põhimõtteliselt teisisõnu kliendid saavad maksta kasutatud elektri eest vastavalt börsihinnale, mis muutub siis iga tund ja on üsna ettearvamatu, mitte siis enam 1 või 2 tariifse kindla hinnapaketi järgi nagu vanasti. Kuna peale elektrituru avanemist on elektrimüüjatel vaba voli luua just selliseid elektripakette, nagu iga müüja ise parimaks peab ning sisuliselt kogu turg ehk kõik kliendid olid seni kasutanud ja seetõttu ka harjunud kasutama traditsioonilisi ööpäeva või siis päeva ja öö kindla hinnaga elektripakette, on valdavalt kõigil elektrimüüjatel oma toote pakkumises ka neid vanu, enne turu avanemise aegseid kindla hinnaga elektripakette, peegeldavaid pakette. Et põhimõtteliselt kokkuvõtlikult võib öelda, et peale elektrituru avanemist tekkis klientidele esmakordselt valik, kuidas elektrit osta. Kui enne oli sisuliselt ette määratud, et millistel tingimustel ja millise hinnaga klient elektrienergiat osta saab, siis nüüd peab klient ise selle valiku langetama mitmete võimaluste hulgast ja see teeb asja oluliselt keerulisemaks. Et nüüd langetada siis tegelikult teadlik otsus täna nende tavapäraste kindlate muutuvate hindadega elektripakettide vahel, tuleb ju viia ennast täpsemalt kurssi kõige selle eeltooduga ning lisaks tuleks analüüsida enda tunnitarbimisharjumusi, analüüsida börsihinna liikumist, hoida ennast kursis elektrituruga seotud uudistega, elektrimüüjate pakkumistega ja hinnata lisaks kõigele sellele veel enda riskitaset. See kõik vajab aga aega ja tahtmist. Aega, mis tihtipeale kogu selle kadalipu läbikäimist tundub, et võib-olla ei olnudki seda väärt. Sest sagedasti on need erinevused olematud või väikese usaldusväärsusega. Ja lisaks ei pruugi soovitud tulemust ka märgata, sest meie tarbimine erineb kuust kuusse ja samuti ka aastast aastasse, ehk et igakuised summad arvete peal on erinevad. Võrdne pakett kutsutigi ellu seetõttu, et saaks lihtsamalt ja mugavamalt. Kui sa oled klient, kes ei soovi oma aega ja vaeva kulutada sellele, et ennast kurssi viia kõigega, mis kaasneb elektrituruga ja tahad muretult elektrit kasutada, teades, mis sinu arve iga kuu olema hakkab, on just võrdne elektripakett õige valik. Aga mis teeb võrdse eriliseks? Mille pärast me peaksime just seda võrdset paketti valima? Võrdse elektripaketi teeb eriliseks selle 3 põhilist omadust. Et võrdne elektripakett on esimene täiesti personaalne elektripakett. Igale kliendile arvutatakse võrdne makse välja eraldi ja arvestades just tema tarbimiskoha tarbimisharjumusi. Lisaks on võrdne elektripakett ainus elektripakett Eestis, kus sinu igakuine terve elektriarve on samas suuruses. See tähendab siis, et hõlmates endas lisaks elektrienergiale ka võrguteenuse, aktsiiside ja taastuvenergia tasu maksumust.
samuti kaasneb võrdse elektripaketiga lisatasuta elektriseadmete ja elektririkke kindlustus, mis aitab sind, kui sul kodus peaks kas siis elektriseadmetega või sinu kodus elektrisüsteemiga toimuma mingisugune õnnetusjuhtum. Ja kui suur peab minu tarbimine olema, et võrdne oleks just mulle parim valik? Võrdne on sulle parim valik, kui sa ei soovi elektriasjadega igapäevaselt tegeleda. Kui sa soovid kasutada oma aega näiteks pigem muule kui igapäevaselt enda tarbimise juhtimisele ja elektri turuhindade jälgimisele, vali endale võrdne elektripakett. Vastasel juhul soovitame valida näiteks börsihinnal põhinevat elektripaketti, sest otsest tarbimise alam- või ülempiiri võrdse soovitamiseks meil ei eksisteeri, sest tegelikult igas suuruses tarbimisega võid leida mugavust ja lihtsust paketi valiku osas. Näiteks kui sa ei soovi ennast elektriturul toimuvaga täpselt kurssi viia. Ja mugavust ja lihtsust võib leida ka igakuiselt samas summas laekuvate arvete näol. Et loomulikult võib olla suurematel tarbijatel ja eriti siis näiteks elektrienergiat kütteks kasutavatel majapidamistel talve- ja suvekuude ühtlustamise mugavusel suurem väärtus kui näiteks väiksemate arvetega klientidel. Küll aga ei võimalda võrdne elektripakett võrdseid makseid rakendada nendes majapidamistes, kus keskmine elektriarve jääb alla 10 euro kuus. Aga hoolimata sellest võrdse elektripaketi saavad valida ka need kliendid endale, kui neid näiteks huvitab lisatasuta elektririkke ja elektriseadmete kindlustuse olemasolu. Kas võrdne on nagu Spotify või Netflix? Ja mille poolest erineb võrdne üldsegi Spotify'st või Netflixist? Võrdne elektripakett on nagu Spotify või Netflix eelkõige just seetõttu, et igakuine arveldamine käib ühe summa põhiselt, mitte kuulatud või vaadatud minutite põhiselt või siis nagu elektris kasutatud kilovatt-tundide põhiselt. Ja nagu ka Spotify või Netflixi puhul saad sa tegeleda nende sisuliste asjadega, mis sinu jaoks olulised on, nautides siis kas muusikat või filmielamusi ja kasutades kõiki elektriseadmeid kodus nii, et sa tead, mis on selle igakuine maksumus ja pidamata arvet siis vaadatud või kuulatud minutite ja kasutatud kilovatt-tundide üle. Siin tasub aga tähele panna, et võrdse elektripaketi puhul ei ole küll aga tegu niinimetatud üks summa ja tarbi palju tahad teenusega, sest lõppkokkuvõttes tasub klient siiski ausalt tarbitud elektrienergia koguse eest. Nüüd erinevusega teistest elektripakettidest siis võimaldab võrdne seda teha sujuvalt läbi terve aasta. Kuidas arvutatakse võrdse paketi makseid? Võrdne makse arvutatakse igale kliendile personaalselt ja just tema tarbimiskoha eripärasid arvesse võttes. Et võrdses elektripaketis kasutatakse fikseeritud elektrihinda ja siis võetakse arvesse kliendi võrguteenuse, taastuvenergiatasu ja elektriaksiisi hinnad ning samuti siis personaalsed järgmised 12 kuu tarbimisprognoos. Et sisuliselt me leiame igale kliendile järgmise aasta kogukulu, mis elektri kasutamise peale läheb ning jaotame selle võrdselt siis iga kuu peale laiali. Nüüd, kui sinu päris tarbimine erineb meie prognoosist, mida me kasutasime siis sinu võrdse makse leidmisel, siis ei tasu muretseda, et me jälgime ise seda iga kuu ja vajadusel siis muudame sinu võrdset makselt selliselt, et see vastaks võimalikult täpselt sinu reaalsele keskmisele tarbimisele. Ja sellest muutusest anname ka aegsasti sulle teada. Et ka võrdses elektripaketis tasub olla ikkagi energiasäästlik, sest siis väheneb ka sinu võrdne makse. Mis saab siis, kui ma olen täiesti uue elamise omanik, kui mul ei ole varem elektritarbimist olnud? Kui meil puudub piisavalt informatsiooni, et arvutada kliendile võrdne makse, no näiteks ei ole meil ajaloolist tarbimist, mille pealt me saame prognoosida siis sinu järgmise aasta kogutarbimist, siis peale võrdse elektripaketiga liitumist rakendub kliendile ooteperiood, kus selle ooteperioodi ajal siis klient tasub igakuiselt kasutatud elektri eest traditsiooniliselt, nii nagu igas teises elektripaketis, et siis vastavalt oma igakuisele tarbimisele. Ja selleks hetkeks, kui meil on piisavalt informatsiooni juba kogunenud, et seda võrdset makset arvutada, rakendatakse see kliendile automaatselt ning ka sellest antakse kliendile aegsasti ette teada. Aga mis vahe neil kahel kindlustusel on? Võrdse elektripaketiga kaasneb lisatasuta 2 kindlustust.
elektriseadmete kindlustus ja elektririkkekindlustus. Nende erinevus seisneb selles, et ühel juhul on kindlustatud sinu kodused elektriseadmed ja teisel juhul kogu sinu kodune elektrisüsteem. Elektriseadmed on kindlustatud 1500 € ulatuses, omavastutusega 50 € õnnetusjuhtumi kohta ja elektrisüsteemi kindlustuse puhul on elektriku väljakutse ja töö eest esitatavast arvest kindlustatud 100 € ja see on ilma omavastutuseta. Kas ma saaksin kindlustust ka ilma võrdse paketita? Kindlustus sisaldub vaid võrdses elektripaketis. Võrdsed maksed aktiveeritud küll olema ei pea, et kui klient on näiteks võrdsete maksetega ooteperioodil, kuna meil puudub siis näiteks piisav informatsioon tema tarbimise kohta, siis kindlustused sellele kliendile kehtivad ikkagi täies mahus. Miks ma peaksin kindlustust soovima, kui mul kodukindlustus seoses eluasemekindlustusega juba olemas on? Kindlustus on võrdses elektripaketis lisatasuta ja sellega ei kaasne ka mingisuguseid kohustusi. Samuti võib olla nii, et võrdse elektripaketi kindlustuste omavastutused on näiteks madalamad kui võib-olla olemasoleval kodukindlustusel. Ja samuti elektririkkekindlustuse puhul jääb ära ka see vaev, mis kuluks kliendil näiteks pädeva elektriku otsimiseks, sest selle elektririkkekindlustuse puhul tulevad teile appi just Eesti Energia spetsialistidest elektrikud. Kas ma saan võrdse paketiga liituda ka siis, kui ma ei ole Elektrilevi võrgus? Jah, võrdse elektripaketiga saab liituda olenemata võrguteenuse pakkujast. Küll aga tuleb meeles pidada, et kuna Elektrilevi on ainus ühisarvet pakkuv võrguteenuse pakkuja, siis kõik need kliendid, kes ei ole Elektrilevi võrgus ja soovivad võrdset elektripaketti ja siis sellega kaasnevaid võrdseid makseid, siis nendes võrdsetes maksetes on ainult elektrienergia osa. Et kui klient on Elektrilevi võrgus, siis võrdsed maksed sisaldavad endas kõiki kulutusi elektrile, kaasa arvatud võrguteenuse kulusid, taastuvenergiatasusid ja elektriaktsiisi. Kas võrdne on tähtajatu või tähtajaga pakett ja kas ma saan võrdsest loobuda, kui see mulle ei meeldi, ei sobi või kui ma kolin näiteks? Võrdne on tähtajaline pakett ja seda seetõttu, et me fikseerime kliendile elektri hinna mingisuguseks perioodiks. Küll aga ei tähenda see seda, et klient oleks meiega kuidagi seotud, sest iga hetk on võimalus kliendil elektrileping lõpetada ja võrdsest paketist loobuda. Mis saab siis, kui soovin lahkuda võrdsest paketist, kuid mul on ette makstud elektri eest või siis vastupidi? Võrdsest lahkudes toimub võrdsete maksete ja tegelike kulude vahelise erinevuse tasaarveldamine. Et kui klient soovib lepingut lõpetada, siis vastavalt kliendi hetkeseisule, kas talle siis tagastatakse enam makstud summa või esitatakse viimane arve vähem makstud summas. Et tegu on sellise mugavalt ausa lahendusega, kus lepinguperioodil võimaldatakse kliendil küll maksta iga kuu sama summat ja lõppkokkuvõttes ei maksa klient ei rohkem ega vähem, kui ta oleks ilma võrdsete maksetena tasunud. Aitäh, Mihkel! Aitäh!